Kas Samsung andis alla ja kopeerib Apple'it? No jah ja ei. Kas on otseselt paha asi? Jälle jah ja ei. Täna vaatame lähemalt otsa Galaxy Watch Ultra nutikellale ja Buds 3 Pro klappidele. Galaxy Watch Ultra on mõeldud inimestele, kes ei soovi kompromisse teha. Neile, kes tahavad nutikellast kõike. Miljon spordirežiimi? Check. Sukeldumine kuni 100 meetri sügavusele? Check. Une ja aktiivsuse jälgimine? Check. Kellaga navigeerimine? Check. Kummaline välimus, kus kere on kandiline ja ekraan ümar? Check. Kaugelt Apple Watch Ultra meenutamine? Check. Kell on suur ja umbes 2-3 korda raskem kui tavaline nutikell. Aga sellega pigem harjub ära. Kahjuks pole Ultra kellal Samsungile omast pöörlevat serva, millega kellal navigeerida. Selle asemel on 3 nuppu ja tavaline viipamine, mis keset trenni pole just kõige mugavam variant. Kui oranž värv pole your thing, siis kella rihma saad mõistagi ära vahetada. Vanemad Samsungi rihmad Ultrale ei istu. Kellast on olemas ka must ja valge versioon. Kellal püüab eraldi tähelepanu oranž kiirnuppe, mida saad soovi järgi seadistada. Hädaolukorras hoia 5 sekundit nuppu all ja sireen hakkab üürgama. – 86 detsibellilist heli on kuulda kuni 180 meetri kaugusele. Uuenduste osas on kõvasti juurde pandud nii GPS-i kui ka pulsi mõõtmise sensori täpsuses. Tegin nende hindamiseks 7 jooksu ja 3 rattatrenni ning lühidalt kokkuvõttes. Pulsi võtmine oli Ultraga parim, mis ma kunagi randmelt saavutanud. 2 üksikut anomaaliat oli, kus pulss rallis keset rahuliku jooksu ise üles, aga muidu pretensioonne ei ole. Erinevus pulsi vööga oli kõigest paar lööki. 2-ribaline GPS töötas metsas ja linnas suhteliselt hästi. Ainus erand oli just trenni algus, kus esimesed 300 meetrit selle trackimine ei tulnud alati kõige paremini välja. Positiivse poole peale saab veel kanda jooksu dünaamika hindamise, ehk siis sammu tihedus ja pikkus ning nendega kaasnevad soovitused. Muidugi oli ka asju, mis mind häirisid. Näiteks pärast trenni kell ei kuvanud alati treeningu kokkuvõtet või kuvas selle hästi kiiresti ja hästi korraks. Sleep coaching aitab hinnata, milline magajas oled, aga kui kell on nii raske, siis sellega on tegelikult päris ebamugav magada. Ja viimaseks laadimiseks kulub peaaegu 2 tundi. Always on ekraaniga ja iga päev trenni tehes kestab kell umbes heal juhul 1-2 päeva. Täissäästu režiimis pigistad välja ka 15 päeva, aga sel juhul kaotab see pea 700-eurone kell juba oma mõtte. Viimased 2 aastat olen kasutanud ka Buds 2 Pro kõrvaklappe ning uued Buds 3 Prod tekitavad natukene segaseid tundeid. Las ma selgitan. Vanad klapid olid väiksemad ja rohkem incognito. Uutele on kasvanud 3-nurkne toru külge, mis turritab rohkem kõrvast välja. Kui LED-ribaga varustatud otsikud välimuse poolest ei meeldi, siis funktsionaalsust annavad nad kõvasti juurde. Pigistamise ja libistamise abil navigeerimine on tunduvalt etem, kui iga kord endale lavakäega pikki kõrval ajatada. Toru kõige suurem võit on mikrofoni kvaliteet, mis võrreldes vana versiooniga on nagu öö ja päev. Kui eelmistega autotee ääres rääkides sain pikki päid ja kõrvu, et kus kurat tehases ma olen, siis uutega seda muret ei ole. Juhtmevaba laadimine on endiselt olemas ja karp annab klappidele juurde umbes 1 päeva jagu energiat. Klapid ise hoiavad selline 6-7 tundi laengut. Buds 3 Prodel on IP57V ja tolmukindlus, seega võid rahuliku südamega trenni teha ja nendega duši all käia. Heli kvaliteet on minu jaoks suurepärane ja isegi EQ ehk equalizerit saad enda kõrva jaoks sobivalt sättida või valida mõne preseti. Mürasummutus on samuti tipptasemel. Tavalisele awareness ja noise cancellationile on Prodel lisaks ka adaptiivne režiim, kus klapid ise hindavad, millist heli läbi lasta ja millist mitte. Näiteks tähtsamad helid nagu kiirabi sireen tuleb kenasti läbi või Elroni rongi uste heli. Hinnaks on 249 eurot, tavalistel Buds 3-del 199 eurot ja minu arust on päris hea diil. Nii, kokkuvõttes, nii ultrakell kui ka Buds 3 klapid meenutavad nüüd kangesti disaini poolest Apple'i toodangut ja konkurentsi mõttes on sellest väga kahju. Samal ajal, kui vaadata neid seadmeid eraldiseisvalt ja küsida, kas nad on oma raha väärt, siis Buds 3 Pro klapid saavad minu poolt kindla jaa
ja Watch Ultra asemel ma jään pigem oma spordikella juurde. Isiklik eelistus. Selleks korraks kõik, järgmise korrani. Tšau, pakka!